Jumal hakkas minu sees vormima seda sõna mõned pühapäevad tagasi, kui Marko Veilo oli siin. Ja meil oli see aeg siin, kus me kuulasime Püha Vaimu häält. Ja et saada mingit pilti, mingit kõnetust. Ja Jumal näitas ühte pilti. Ja ma kirjeldan seda. Ma nägin südant ja ma nägin, kuidas mind viidi sinna südame sisse. See süda avanes, oli nagu esimene tuba või kamber. Ja seal oli hooramist ja abielu rikkumist. Ja siis läksin edasi järgmisse kambrisse ja seal oli Jumalale alistumist, kummardumist ja Jumala otsimist. Ja ma mõtlesin, et okei, Jumal, et kas see minu süda? Kas ma kohe automaatselt, Jumal, kui minu sees on midagi, siis palun puhasta, palun viska välja. Aga see tuli kuidagi nagu uuesti, et see on ka kogudusele. Jumal tahab meie südamed puhastada. Ja abielu rikkumine ei ole ainult, või see hoorus ei ole ainult nii-öelda see seksuaalne mingisugune asi, vaid see on see, kui Jumala nii-öelda meie elus on midagi muud tähtsamat kui Jumal. Ja tema on armukade Jumal, ta ei lase midagi muud sinna kõrvale. Ja see ei päde tema jaoks ja ta igatseb, et tema kogudus oleks südamega temaga kaasas. Et seal südame ruumis oleks tema ülistus ja otsimine ka selles esimeses kambris. Ja ma tundsin seda kõnetust, mis täna, ma ütleksin, võib-olla pealkirjastaks selle jutluse nii, et Jumal tahab olla Jumalaks oma rahvale. Nii üksikisikuliselt meie igaühe elus, kui rahvana, kui kogudusena. Ja esimene kirjakoht, mis ma loeksin, oleks 2. Moosese 6.6. Seepärast ütle Iisraeli lastele, mina olen Issand ja mina viin teid ära egiptlaste teoorjuse alt. Ma päästan teid nende orja tööst ja lunastan teid oma välja sirutatud käsivarrega ning suurte kohtumõistmistega. Mina võtan teid enesele rahvaks ja olen teile Jumalaks ja teie peate tundma, et mina olen Issand, teie Jumal, kes teid viib välja Egiptuse teoorjusest. Mis on tegelikult see Egiptus? Egiptus on see maailm. Vaarao on justkui see saatan, selle maailma valitseja. Ja Jumal pööras selle pildi, et ta tahab meid viia sellest maailmast välja. Ja teoorjus, me rapsime siin. Me teeme tegusid, me teeme tööd, et me saaksime elada. Ja meie sees on nii palju sukest nagu tähelepanu sellele, et kuidas ma ära toimiksin, kuidas ma eksisteerida saaksin ja nii edasi. Ja kui me nüüd loeme siit edasi, siis Jumal ütles seda Moosesel, et nagu mine ja räägi rahvale sellest. Mina viin teid sellele maale, mille pärast ma oma käe üles tõssin, et ma annan selle Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile. Mina annan selle teie omandiks, mina Issand. Ja Mooses rääkis nõnda Iisraeli lastele, aga nemad ei kuulanud Moosest rõhutud meeleolu ja ränga orjuse tõttu. Kas meie meeleolu on rõhutud? Kas me oleme mingite tegemiste asjadega selles maailmas nii hõivatud,
et me tihti ei pane tähele, mida Jumal tahab teha. Ta saadab Moosese rääkima seda, et ma tahan teid viia välja. Ja siit kantslist räägitakse ka pühapäeva haaval. Jumal tahab teid viia välja. Aga me oleme pidevalt oma mingite olukordade keskel ja meil on raske nagu võib-olla keskenduda ja võtta seda vastu, et mida Jumal tõsiselt tegelikult päriselt teha tahab. Ja võib-olla sul on isegi nagu nii-öelda kopp ees inimlikust mõttes, et kaua võib seda ühte sama teksti lasta, eks ju, et nagu midagi uut ei ole Jumala rääkida või. Et nagu Mart Metsala või keegi sealt piiblikoolist ma olen nüüd järgi kuulanud, siis on tulnud sellised näited, et inimene käib nagu jätkuvalt, laseb käsi peale alla vahele panna ja sõnum on kogu aeg sama. Jumalal ei ole mitte midagi uut minu jaoks. Et nagu Jumal räägi midagi uut. Aga mida sa selle vanaga teinud oled? Sa ei ole astunud järelikult mingit sammu, et sa oled kinni kuskil. Jumal ei liigu enne edasi, kui sa võtad selle sõnast, mis ta on sulle andnud, mida ta on sulle rääkinud. Ja vahest on see, et mitmeid kordi mingeid asju rääkides me lõpuks midagi murdub ja me saame aru. Ja Jumal tahab täna midagi murda meie südametes ja meie arusaamistes. Ja kui me võtame selle võrdpildi, et tuleb see sõnum, et Jumal tahab sind viia saatana valitsuse alt välja, siis mis siis juhtuma hakkab? Mooses, hea küll, ma lähen Vaarao ette, räägin, kuidas asjad on, et vabasta see rahvas. Mida Vaarao teeb? Keerab kruvi peale. Mis nüüd saab? Iisraeli rahvas ütleb, Mooses, sa tegid asja hullemaks. Kui sina ei oleks sinna läinud, me ei oleks pidanud seda kõike hullemaks minema, eks ju. Et meil oli siin niigi hästi, jutumärkides. Nüüd on veel hullem. Ja tavaliselt siis, kui inimene tuleb Jumala juurde ja tal on mingid olukorrad tema elus, mis on taustal, nüüd ta tuleb Jumala juurde ja järsku mingi hetk asjad muutuvad hullemaks. Mõtled, aga mul oli enne niigi hull, nüüd on veel hullem. Et see on suke esimene emotsioon. Aga ennem sa olid vaenlase jaoks ohutu. Ta ei kartnud sind. Sa oled lihtsalt kas ei olnud usus, ei ole Jumalaga lepingus, mitte midagi. Täiesti ohutu inimene. Nüüd, kui sa pöördud Jumala poole ja hakkad asja tõsiselt võtma ja tahad rääkida Jumalaga ja olla temaga suhtes ja kasvada temaga koos ja nüüd hakkab sind kasutama, siis vaenlane läheb kurjaks ja ta paneb sulle vinti juurde. Ja me teame seda lugu, kus Iisraeli rahvas nagu Mooses käis korduvalt Vaarao juures. Tulid igasugused nuhtlused ja asjad, ikka mitte midagi ei muutunud. Aga lõpuks see rahvas pääses. Aga mis toimus selle rahva südames? Südames nad olid ikka Egiptuses. Kui nad olid kõrbesse jõudnud, siis iga kord tulid mingisugused ütelused. Meil oli Egiptuses parem. Meil oli seal parem, seal vähemalt oli see ja teine ja kolmas. Nende süda ei olnud pöördunud tegelikult. Ja kui me vaatame neid mehi ja naisi, keda Jumal on saanud kasutada läbi piibli, siis Moosese nahas tegelikult
ei oleks olnud lihtne olla. Sul on see võimas kepp, su kõrval on vend Aaron, sa teed imesid, veri läheb 2, toit tuleb, kõik värgid. Sa lähed mäele, sa oled Jumalale kõige lähemal. Sul au, sa helendad, kui sa sealt mäe pealt alla tuled. Jumal on nii ligi see sulle olnud. Aga see on tohutu pinge, mis selle Moosese peal oli. Ja et ühel hetkel ta murdus. Kui Iisraeli rahvas tuli Moosese juurde ja kurtis, nad tahavad juua saada, et siin ei ole vett ega midagi, siis see oli juba teist korda. Esimest korda pidi ta kaljut lööma, et kaljust vett tuleks. Aga teist korda Jumal ütleb, ütle sellele kaljule. Mitte ära löö, seda ei olnud kirjas. Aga Mooses oli viidud selle frustratsiooni sisse. Ta oli nii nagu häiritud. Kogu aeg see rahvas nuriseb mu kallal. Kogu aeg on mingi jama, mingi krutivad igast värki, eks ju. Ja siis nüüd, mine anna jälle vett, eks ju. Läks sinna, toks ja tule vett, vesi välja nagu. Nii. Ja siis tuleb Jumal, ütleb, Mooses, sorry, sina ei pääse. Teotatud maale. Mis mõttes? Ma olen seda rahvast lohistanud, seljas vedanud. No veel hullem pettumus võiks olla. Mida ma valesti tegin nüüd siis? Jumal ütleb, vaata, ma ütlesin sulle, ütle. Mitte ära löö. Ta pidi austama Jumalat selle teoga, mis ta tegi. Ja vesi tuli tegelikult välja, aga see, mida Mooses tegi, oli eksimine Jumala ütlemise vastu. Ja niimoodi on paljude Jumala meestega. Ma tahaksin vaadata veel mõndasid inimesi piiblist. Aadam ja Eeva, täiuslikku keskkonda loodud inimesed. Ühel hetkel nad langevad ahvatlusse, neil tulevad kiusatused, usaldamatus Jumala vastu ja nad langevad. Simson, piibli kõige tugevam mees, loodud Iisraeli vägilane, kes oli võimeline hävitama väga paljusid inimliku jõuga. Aga siiski sisemas nõrk. Tal tuli langus, tal oli uhkus mõnevõrra, sest ta tundis, et ta on nii tugev ja see ei kao kuhugile ja samamoodi himu, kontrollimatud suhted. Ja ühel hetkel lõigatakse tal see jõud ära tema küljest. Saalomon, kõige targem kuningas. No ei ole targemat inimest. Jumal ütleb, et ei ole ega tule targemat. Langeb. Tahab olla meelepärane inimestele. Tahab luua lepinguid, teha kompromisse. Ja vaikselt tema süda eemaldub Jumalast. Ta räägib oma kogu raamatus väga palju sellest valust. Kõik on nii tühine, nii mõttetu piiblis ei ole välja toodud, et oleks meelt parandanud otseselt, aga me võime võtta seda kui tema meeleparanduse raamatut, tema elupäevade lõpul kirjutatud, kus ta näeb, kui palju on asju valesti tehtud, et ta ei saa mitte midagi teha, et seda muuta.
Eelia, kõige võitum prohvet üldse. Tohutud imeteod. Vägevad lood. Aga pärast suurt nii-öelda võitu Karmini mäel tema emotsionaalselt ja vaimselt murdus. Ja teda hirmutati ja ta hirmus. Ta hakkas kartma oma elu pärast. Ja ta läks ja põgenes mägedesse, ta oli tohutus depressioonis. Me loeme, ta magas nii pikalt, inglid vahepeal tegid talle süüa, ajasid üles, söö, sõi, magas edasi, et taastuda. Jumala valitud kuningas Saul. See teekond, kuidas Jumal valis Sauli, imeline. Ta läheb prohveti juurde, prohvet seletab talle, kuidas asjad saavad juhtuma. Sa lähed siit ära, kohtud seal sellega, see ütleb sulle seda teist, kolmandat. Kõik läheb nii, nagu öeldi ja Jumal muutis tema südame. Ta saab kuningas. Ja mis siis juhtub? Tuleb esile sõnakuulmatus. Südames jälle midagi, mis ei lähe Jumalaga kooskõlla. Mingi hirm. No prohvet peab tulema seda teenistust tegema, aga kus ta siis jääb? Prohvet ei tule ju. Inimesed lähevad ära. Mis nüüd saab? Ma lähen ohverdan ise. Ma teen seda kiiresti. Lähen teen midagi ära. Põmm, prohvet nagu tuleb võsast välja. Nii, mis sa tegid? No sind ei olnud siin, ma tegin midagi ära. Valesti tegid. Jälle läks Jumala vastu. Ja see polnud ainus kord. Saulil juhtus seda mitmeid kordi. Jumal ütles, hävita kogu see konkreetne rahvas. Me mõtleme, et on ikka karm Jumal, laseb kogu rahva hävitada. Aga sinna kõrvale see armu võrdlus, et Jumal on andnud väga paljudele rahvastele 400 aastat meeleparandusaega. Ja kui nüüd rahvas meelt ei paranda, siis ta ütleb hävitada viimseni isegi kõik kariloomad. Ja mitte midagi ei võta kaasa. Ja nüüd Saul arvab, et tema teab paremini. Jätame selle venna ellu. Kuule, need loomad on ilusad. Võtame, ohverdame need veel Jumalale. Mõnitame. Just kui sõna kuulelik, aga osaliselt. Ja kui prohvet tuleb, ütleb, kuule mees, sa oled valesti käitunud. Ei, aga need teised vennad. Täpselt nii nagu Aadama loos. Või see naine, kelle sa mulle andsid. Hakkas süüdistama teisi. Ja kui me paneme praegu sinna kõrvale Taaveti, siis võrdleme Taaveti tegusid. Taaveti abielurikkumise lugu. Ta tappis kaudses mõttes, tegi palgamõrvarmise, eks ju, lasi tappa tema mehe. Kui võtame nagu moraalses mõttes, siis Taaveti teod olid justkui moraalselt hullemad. Ja no mis siis Saul ta jättis inimese ellu, ta jättis loomad ellu. Mõtle kui siiras suhtumine. Taavet tema lasi tappa. Aga seal on kaks erinevat südant. Sauli süda oli osaliselt kuulekas. Ja ta põdes tegelikult rohkem selle pärast, mida inimesed temast arvavad. Aga Taavet, kui tema oli eksinud ja talle seda eksimust tuldi esitlema, siis sellega kaasnes sügav meeleparandus.
see ei kõrvaldanud tagajärgi, mis sellel oli, aga ta võttis ka need vastu. Ta tunnistas oma süüd ja ta hoolis suhtest Jumalaga. Ja ta leidis Jumala silmis armu ja Jumal taastas. Sauliga ei läinud niimoodi. Tema südames oli midagi. Ja see südame juurde tagasi minnes, siin on kirjakohti olnud, mis on täna südamest rääkinud. Ja see südames on midagi, mida me alati ei teadvusta endale. Me toome Peetruse ka siia. Jeesus ütleb Peetrusele, sina oled Peetrus, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Väga võimas sõnum Jumala poolt. Ometigi Peetrusel oli inimeste hirm ja ta salgab Jeesuse. Ja seesama pilt sellest südamest. Miks ma toon ette nagu neid langemisi? Piibel räägib väga palju sellest inimlikust eksimusest, kukkumisest ja kui me mõtleme, mida meil siin maailmas tänapäeval taga aetakse, rikkust, kuulsust, jõudu, väge, kõike seda. Aga Piibel ütleb, see kõik on tühine tegelikult. See ei anna sulle võitu tegelikult. Pigem Jumal ootab meilt seda südant, mis on valmis muutuma, kohanema vastavalt tema sõnale ja tegema tema tahtmist. Kui ma olin seda näinud, seda pilti sellel teenistusel siin, siis ma katsusin ennast läbi. Et Jumal, nagu ma ütlesin, et kas see on minu süda ja nii edasi. Ja ma tea, kas sellel õhtul või järgmisel õhtul ma nägin unes, kuidas Jumal hoiatas mind ja näitas mulle, kuidas minu elus võib toimuda kukkumine abielu rikkumise kaudu näiteks. Ja see ehmatab. Ja mõtled, Jumal, ära lase sellel juhtuda. Ära lase minna nendel asjadel niimoodi, sest et nii nagu me näeme nende inimeste elus, igal ühel oli mingi väsimus, tüdimus, mingisugune nõrk hetk, kus nad kõik langesid. Ja ma olen palunud, Jumal, ära lase mul minna uhkeks. Et kui Jumal on mind välja toonud mingitest olukordadest, siis see esimene mingi tajud, et uhkus tahab kuskilt tulla. Ja sa mõtled, et minuga neid asju ei juhtu. Ja Jumal näitab, juhtub küll. Lihtsalt on meil õiget aega vaja. Õiget hetke, õiget kohta. Ja sa paned siukse käraka maha, et sul hakkab paha. Toon näitevahendi. Siin on siukene teerada. Mul oli tegelikult üks teine näide veel, aga ma ei hakanud seda joonistama, aga ütleme niimoodi, et need asjad siin keerlevad. Need on nagu mingid rattad, kas on emotsioonid, tunded, hetked, mis iganes. Mingid olukorrad sinu elus. Need tiirlevad siin. Siin on langemine. Nüüd kas see kohtub, kas need teie otsad lähevad kokku oma vahel. Kui ühel hetkel saabub see hetk, kus see rada läheb kokku ja sina tuled siit. Sa ei oska ette arvata,
tuled rõõmsalt ja kõik parameetrid lähevad kokku ja sa langed. Teine näide oli väga tehniline, ma igast võib-olla selgitan selle ära. Automootor. Ma olen autoinimene, aga mootoris natukene võib-olla püüan joonistada. On nukkvõllid, siis on siin mingi vaherullik, siin on pingutusrull ja siin on väntvõll. Nüüd siin vahel jookseb rihm. Vabandust, nüüd läks valesti. Pinguti teeb oma tööd, pinguti peab hoidma rihma pinges. Rullik peab tegema oma tööd, et rihm libiseks tema peal hästi. Ja see rihm ja need rullikud teevad seda tööd, et hoida ülemised nukkvõllid omavahel tasakaalus ja paigas koos alumise väntvõlliga. Kui siin lahelas midagi juhtub, siis ülemise osakonna töötajad saada alumistega kokku. Ja siis on väga suur häving. Ja siin tavaliselt on niimoodi, et töömees peab teadma, see kõlab nagu silmad siin, varem ei tee neid, et siin on märk, siin on märk ja siin on märk. Need märgid peavad olema kohakuti selle ratta peal ja selle ratta peal. See tähendab, et mootor on sellises olekus, et see on nagu nullseis. Kõik on paigas. Nüüd sa paned rihma peale, kõik pingutad ära ja masin töötab ideaalselt. Aga sellest tuleb hoolt kanda. Niimoodi nagu vaimses elus ka. Me peame hoolt kandma selle eest, mis meile antud on. Me vastutame selle eest. Ehk siis sellele rihmale on andnud tootja mingisuguse vahetusvälba. Ja seda ei tohi ületada. Nüüd on see küsimus, mis tingimustes sa selle autoga sõidad. Sellest sõltub ka palju. Tootja annab 210 000 kilomeetrit sõita selle rihmaga. Ideaaltingimustes. See kõlab, ma saan nii pikalt sõita. Aga nüüd sina viid selle tehase poolt lubatud pika välbaga auto rasketesse Eesti tingimustesse, kus 210 000 on ilmselgelt liiga palju. Meil on siin sodi, soppa, temperatuurid, ilmade kõikumised ja nii edasi. Lühikesed otsad ka, käid paki piima järgi ikka autoga ju. Ja järsku 140 000 pealt käib plaks. Ei pruugi käia. Mõnel käib 160 pealt. Mõnel 180 pealt. Ja kui me annan endale aru, mis tingimustes me kasutame, teine variant veel või kolmas veel, et me kasutame seda ralliautona. Kui kiiresti ja ralliautol nagu rihma vahetad? Kui tihti? Vanasti oli nagu lubati 120 000 ja mõni 60 000 ja niimoodi vahetad rihma ära, läheb elu edasi. Ralliautodel, ma ütlen, et mõni isegi tahaks nagu pärast igat võistlust vahetada rihma, sest et olla kindel, et see asi ei lähe laiali. Aga ütleme sükene suurusjärk 10 kuni 20 000 näiteks kilomeetrit. Versus see 210. Päris suur vahe. Ja kui me nüüd toome vaimuliku pilti selle mootori ja rihma hoolduse, siis millistes tingimustes toimid ja opereerid sina täna? Sul on vastutus panna ennast õigel ajal magama. Sul on vastutus õigel ajal toituda. Sul on vastutus hoiduda mingitest tegevustest, mis su elu kahjustuvad. Et sinu sees ei juhtuks seda, et lähevad ülemine alumine osa saavad kokku
või siis ehk need kohtuvad omavahel ja saabub suur häving või langemine. See ei ole iseenesest mõistetav, et me toimime ja et me seisame ja püsime Jumala radadel. Kui me näeme nii võimsate Jumala inimeste langemiskohti ja eksimusi, siis see teeb väga alandlikuks. Ja ma olen palunud, Jumal, ära lase mul unustada, kus sa oled mind läbi toonud, et ma ei läheks uhkeks. Aga vaatamata sellele mul ei ole garantiid. Aga ma teen enda poolt kõik, et ma ei langeks sellesse, et minu väsimusaste, minu kurnatus ja kõik see ei läheks kokku omavahel, et ei juhtuks seda. Ja nagu ma ütlesin, siis väga oluline on see, mida me laseme endal, kui seal on seda hooruse all mitte mõelda seda seksuaalset poolt, vaid see, et meil elus on mingid muud asjad olulisemad kui Jumal, siis on väga oluline, mida me lubame endal mõelda ja vaadata. Ja mida me teeme samamoodi. Üks äge vend tegelikult oli Joosep. Kui ta oli noor, siis ta sai selle nägemuse, et tema vennad ja tema isa ja ema kummardavad tema ees. Ja ma arvan, et seal oli tibakene uhkust ka ikkagi natukene, sest et ta pidi seda ka presenteerima niimoodi, et need vennad ikka muutusid tohutult kadedaks, et see vallandas nendest selle reaktsiooni, et nad olid võimelised teda ära tapma või maha müüma. Aga sel teekonnal, kus Joosep läbi käis, mis teda murdis tegelikult, tema südant päris mitmes punktis, tema oma vennad müüsid ta maha. Nad olid valmis seda tapma. Kui valus see on? Ja järgmine hetk ta on selles olukorras, kus ta läheb abielu rikkumise momenti peaaegu. Ja siis ta teeb sealt sääret, ta jookseb sealt minema. Ta põgeneb sellest olukorrast. Ja nüüd on küsimus, millise otsuse me teeme täna? Kui me kohtume nendes momentides, kui minu elus peaksid minema kokku need, siis, ja see tee on lahti minu ees, mis ma teen siin? Kas ma teen kannapöörd ja kiired jalad, nii nagu Joosep? Ma näen, et see tee on lahti, aga ma ei astu sellele. Ma isegi ei mõtle sellele astuda, vaid ma kohe põgenen. Isegi kui minu elus on see tee avanenud ja see võimalus võiks olla sinu ees. Siis Joosep põgenes selles hetkes. Tal oli kõik, see tee oli avatud tema jaoks. Aga tema tegi otsuse oma südames, et ta põgeneb. Ta sai karistada selle eest. Jälle vangistus ja värgid aga lõpuks Jumal vormis selle mehe seal olukorras selliseks, et ta valitses Egiptuse üle. Ja tema ette tuuakse tema vennad ja isa. Ja ta ei maksa kätte selle eest. Te näete, mis selle südamega juhtus. Ta oleks võinud inimlikult maa tasa teha, automaatselt, lasta kõik vennad üles puua. Mõtle, mis nad tegid minu jaoks. Mida nad tegid? Ja see valu, mis tema sees, ma arvan, et oli nende olukordade tulemusena. Aga ta ei teinud seda. Tema sees oli üks otsus. Tema südames oli midagi muutunud. Ja
Ja nii nagu Aimar rääkis siin mõned pühapäevad tagasi, et kui Kaur rääkis talle kuskil laagris, kui ta oli noor, mingeid asju, et ükskõik mis, aga ära jäta Jumalat. Ja ta võttis selle oma südamesse vastu, ta tegi selle otsuse, siis see on teda aidanud kanda nendel rasketel momentidel. Ja täna ma tahan lihtsalt tuua selle meenutusena näiteks täpselt need samad asjad. Kuidas sina käitud selles momendis, saad sa otsustada juba täna. Et kui me soojendame oma mõttes, oma südames neid asju ja me ei pane tähele, siis on väga kiire tee meil valesse kohta. Aga Jumal tahab, et sa täna teeksid selle otsuse oma südames. Et sa ei astu sellele teele, vaid sa katsud oma südame Jumala eest läbi ja oled valmis meelt parandama ja muutma olukordi koos Jumalaga. Ja selle juurde tagasi, et Jumal igatseb olla Jumal oma rahvale. Kui me oleme sõnakuulelikud, siis siin on äge koht, mida lugeda. 3. Moosese 26. Tõotus sõnakuulelikele. Te ei tohi enestele teha ebajumalaid ega nikerdatud kuju. Ärge püstitage enesele ühtki sammast ja ärge pange oma maale kummardamiseks kivi kuju, sest mina olen Issand, teie Jumal. Pidage minu hingamispäevi ja kartke mu pühamut. Mina olen Issand. Kui te käite mu seaduste järgi ning peate mu käske ja teete nende järgi, siis ma annan teile vihma õigel ajal ning maa annab oma saagi ja puud viljal annavad oma vilja. Rehepeks kestab teil viinamarja lõikuseni ja viinamarja lõikus kestab külviajani. Te saate leiba süüa küllastuseni ja elada oma maal julgesti. Kas me vajame seda? Vajame. Ja mina annan maale rahu. Te saate magada ja ükski ei hirmuta teid. Ma hävitan maalt kurjad metsloomad ja mõõk ei käi üle teie maast. Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi. 5 teie seast ajavad taga 100 ja 100 teie seast ajavad taga 10 000. Ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi. Ma pöördun teie poole ja teen teid viljakaks. Lasen teid saada arvurikkaks ja jõustan oma lepingu teiega. Teile jätkub söömiseks vana mullust vilja ja uudse pärast peate välja viskama mulluse. Ma panen oma elu aseme teie keskele ja mu hing ei põlga teid ära. Ma käin teie keskel ja olen teie Jumal ja teie peate olema mu rahvas. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et ei oleks enam neid orjad, et ei oleks enam nende orjad. Ma murdsin katki teie ikkepuud ja panin teid käima püstipäi. Seda teist poolt võite vaikselt omaette kodus lugeda. Ähvardused sõnakuulmatutele. Aga see, mis siin on õnnistused, mida Jumal tahab teha, kui ta tuleb oma maa ja rahva keskele, kui ta tuleb meie igaühe inimese ellu ja kogudus on see, kes hakkab näitama seda, kui Jumal on meie Issand ja Jumal ja valitseja, siis kuidas muutub kogu see maa ja rahvas.
Jumal hoiab, ta toidab ja ta valitseb oma maa ja rahva keskel. Hoolitseme oma südamete eest, et see oleks sõna kuulmises. Ja ma tean, et osadel tekib see kohe automaatselt, aga ma lihtsalt ütlen siia veel seda ka, et ma ei suuda ju neid käske täita kõike. Jah, ei suuda, aga see ongi Jumala ees. Kui me eksime, parandame meelt, liigume edasi. Kui me käitume valesti, parandame meelt, vabandame, liigume edasi. Et me ei jääks kinni millessegi. Sest et see on, Jumal tahab hoida sind selles liikumises, sest et kui sa jääd kuhugile kinni, siis on raske liikuda. Ja ma tean, et patu nii-öelda sihukene rõhumine, et kui me näeme kogu aeg, et me langeme ja jääme millesse kinni, siis tekib see frustratsioon, et ma ei suuda. Ja kui keegi ütleb, et võta sõna vastu, siis me mõtleme, et aga kuidas ma seda võtan siis enda elus, praktiline kogemus on midagi muud, eks ju, ja midagi ei muutu ja nii edasi. Aga lase Jumalal võidelda oma võitlust. Kui sa võtad usus vastu selle, et ta on sind juba välja toonud selle Egiptuse keskelt. Jeesus on surnud sinu eest. Ta on sind juba teinud vabaks. Jah, sa näed, et su liha tõmbab ikka tegema neid vanu asju. Ikka see vana asi käib sinu järgi ja kannul ja muudkui sosistab sulle. Sa ei ole muutunud. Aga Jumal ütleb, sa oled muutunud. Vaimus sa oled valmis, sa oled muutunud. Aga meil tuleb võidelda enda sees neid lihavõitlusi. Aga kui sa annad selle, ma tõin neid näited, kus vaim võib olla suur, liha võib olla suur muskuliinne ja vaim võib väike kleenuke olla. See on täpselt samamoodi, mismoodi me õpime vaimus käima. Et kui sa hakkad väiksed samme astuma ja tegema midagi selles jadas, mis sul kogu aeg toimub, midagi teistmoodi. Keerad nagu midagi ära, juba läheb tee kinni kuskilt. Enam ei ole lihtne sinna minna. Et teeme väikseid muutusi koos Jeesusega, mida ta annab meile teha ja alustame nendest väikestest asjadest ja see tulemus saab olema suur ja vägev. Päriselt. Jumal muudab oma kogudust ja ta tahab olla meile Jumalaks. Amen. Ja kallis isa, ma täname sind. Ma tänan, et sina armastad meid igat ühti ja ma tänan, et sina näed iga ühe meie olukorda ja meie südant. Isa, ma tänan, et sa kujundad meid igat ühte omas tempos. Isa, ma tänan, et sa tead meie puudujääke ja ma tänan, et sinu jaoks ei ole need probleemid. Sina lahendad need, sa muudad neid ja sa kujundad meid ja annad meile selleks vajalikud keskkonnad. Ja ka õppetunnid, kus on vaja. Issa, ma tänan, et sina teed oma head tööd. Halleluuja, kiitus sulle, Issand. Ja me kuulutame sinu valitsust meie maa ja rahva keskel, meie koguduse keskel. Sina oled meie Jumal ja meie valitseja. Ja Issand, sinu au tulgu esile meie eludes, iga üksiku elus kui koguduse elus, et me saaksime olla valguseks siin maailmas. Jeesus, sinu nimel. Amen.